Mina veel ei näe, et lindistaks, aga nüüd läks. Jah. Nii, aga hakkame siis tänase tutvustusega pihta ja kõigepealt ma annan sõna Kaia Sarnetile, Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantslerile. Jah, aitäh, Triin. Ega ma niisama sõna ei võta, jah, et Rahandusministeerium on siis selle planeeringu tellija ja meil on planeeringute osakond ja Alan Rood on meil siis peamine inimene, kes seda planeeringut veab. Nii et millest ma siis räägiks? Tundub, et kui me vaatame Eesti geoloogiat, siis ju Eesti on maavaradega piisavalt hästi varustatud, aga ikka me kuuleme juttu sellest, kuidas ehitusmaavaraga on kitsas käes ja ei tea, kust küll saadakse see vajalik killustik, kruus ja liiv küll RB-le või siis neljarealistele maanteedele, et selliseid kahtlusi on hästi palju õhus. Aga eks see on ka sellepärast, et kaevanduslubade väljaandmine ei ole enam nii lihtne protsess, nagu seda ta oli paarkümmend aastat tagasi. Et siis tundus, et peaaegu et iga metsatukka taga käis üks kaevandamine. Ja järjest rohkem pöörame me tähelepanu ka sellele, et kuidas vähendada kaevandamisega kaasnevat keskkonnamõju ja kuidas me saame oma maavarade kasutamises olla jätkusuutlikumad. Aga kuidas me seda siis teeme? Peaks nagu laiema pilti vaatama. Nii kaugele, kui minu ajaarvamine ulatub, siis minu teada küll ei ole varem mitte kunagi ühtegi maakonna sellist maavarade teemaplaneeringut tehtud. Et see on esimest korda, kus võetakse nii lai pilt korraga ette ja proovitakse seda teha siis kogu selle tarkuse põhjal, mis täna meil siin Eestis olemas on. Miks me siis seda teeme? Aga sellepärast, et meil on ju täna targem ja informeeritum ühiskond, meil on infot rohkem, see liigub kiiremini ja meie inimestel on õigus eeldada tarku otsuseid, mis me teeksime. Ootused on ka kvaliteetsele elukeskkonnale. Me soovime ju seda, et keskkond paraneks, mitte ei halveneks peale seda, kui kaevandamine on läbi saanud. Lisaks on ju kaevandamine veel olulise keskkonnamõjuga tegevus. See ei saa toimuda enam niiviisi, et keegi tähele ei pane, et kus kaevandamine toimub. Ta ei ole vaikselt ja nurga taga, kahjuks. Ja kui seni on selle kaevandamise ja ruumilise planeerimise vahel olnud väga vähe seoseid, sest menetletud on tihtipeale ühe kaevandusloa kaupa, siis on näha, et nii me enam edasi minna ei saa, sellepärast, et see vastuseis ole väga palju. Juba see teadmine, et keegi kuskil meie kodu ümbruses võiks kaevandama hakata, see tekitab täiesti paanikat ja hirmu ja see on täiesti mõistetav, sest inimesed on näinud, mis selle kaevandamisega kaasneb. Ja sellepärast ma arvangi, et see praegune protsess on hästi oluline, et kohe algusest peale on kaasamine, protsess on hästi avalik, saab läbi rääkida ootused, kõik osapooled saavad oma ootused öelda, saab kirja panna kõik, et kuidas me kaevandame, kuidas me pärast rekultiveerime neid alasid, vaadata, kus on see tasakaal siis sellise varustuskindluse ja elukeskkonna kvaliteedi vahel. Me tahamegi selle protsessiga sõlmida sellist ühiskondlikku kokkulepet. Siin laua taga ei ole kedagi, kes saaks nagu ainult oma huve kaitsta. Meie oleme siin selleks, et leida tasakaal. Ja ma usun küll, et meil on ka väga head konsultandid leitud ja see protsess saab olema sujuv ja väga tark. Nii et sooviks jõudu ja läheme kiiresti nüüd teemade juurde edasi. Aitäh! Aitäh! Ja nüüd, Alan, ma palun, et sa paneksid ettekande ette, et me saaksime siis tutvustada, kus me täna Harju maavarade teemaplaneeringuga oleme ja mis on see dokument, mis siis praegu ka avalikult kättesaadav on. Et meil on siin päris mitu ettekandjat tehnilise poole pealt, siis ma palun, et te kuulaksite selle ettekande lõpuni ja küsimused võtame ettekande lõpus. Juhul, kui teil on küsimusi vahepeal, siis te võite need kirjutada chatti. Mina jälgin chatti ja ma saan need lõpus siis järjest võtta, et muidu võib-olla läheb mõni teema vahepeal lihtsalt meelest ära. Aga igaüks siis, kes nüüd tutvustama hakkab, saab ennast siis ka teile tutvustada, et kes ta siis selles protsessis osaline on. Ja kõigepealt siis annakski sõna Harrile.
kes on Keskkonnaministeeriumist. Tervist ka minu poolt, ilusat neljapäeva kõigile. Et jah, mina olen siis Keskkonnaministeeriumi poolt ja töötan Keskkonnaministeeriumis keskkonnatehnoloogia osakonnas nõunikuna. Peamiseks töövaldkonnaks on ehitusmaavarad ja kõik sellega seonduv, aga väga oluliseks ülesandeks on mul maavarade teaplaneeringus. Kellelgi on vist mikrofon töös. Okei, vist pandi mikrofoni. Okei. Et mul on ka oluliseks siis osaleda planeeringute koostamises. Et täna ma vist teen teile väikse sissevaatuse, et miks me oleme võtnud suuna maavarade uurimise, kaevandamise ja ruumilise planeerimisele. Ja siis lisaks, mis on planeeringu eesmärk ja milliseid maavarade käsitletakse. Et pikemalt on teil võimalik vajaduste eesmärkide osas siis lugeda lähteseisukohtade dokumendist, mis siis peaks olema ka Rahandusministeeriumi ja ka planeeringu kodulehel ilusti olemas juba. Et Alan võib panna järgmise slaidi. Enne kui üldse vajaduste juurde lähme, et ma natukene selgitaks või annaks ülevaate, et miks me just maavaradest räägime ja miks see nagu vaja on. Et tuleb mõista, et maavarad on tegelikult oluliselt kogu ühiskonna tervikuna, alates siis ohutute teede ehitamisest kuni vajaliku rohepöörde saavutamiseni. Ja lisaks on ka maavarad väga vajalikud riigi majandusarengule. Ja kuna riik on ise maavarade siis uurimise, kaevandamise ja kaitse peamine koordineerija, siis peab ta või siis peame me kindlustama maavarade teaduspõhise ja kestliku kasutuse ja kaevandamise ja samuti ka siis hea haldamise. Ja esimeseks maakonnaks, miks me valisime Harju maakonna, on see, et siin elab väga suur osa Eesti rahvastikust. On väga tihe inimasutus ja siin asuvad Eesti ühed kvaliteetsemad ehitusmaavarad. Ja oluliseks aspektiks siin võiks välja tuua on see, et Harjumaal kaevandatakse kõige rohkem ehitusmaavarasid, keskmiselt umbes 37% kogu mahust Eestis. Et tulles nüüd siis planeerimise vajaduse juurde, siis nagu ka Kaja eelnevalt mainis, on maavarade uurimisel ja kaevandamisel esile kerkinud mitmeid probleeme ja konflikte. Ja need on ajas aina suurenenud, et mis on siis seotud erinevate maakasutusviisidega, keskkonnaalaste piirangutega ja muude tingimustega. Ja hetkel siis puuduvad ka sellised ühised suunised või reeglid uuringualade ja kaevandamisalade määramiseks, et siis kus oleks võimalik kaevanduslube või uuringulube taotleda ja maavara kaevandada. Ja et siis kõike selle protsessiga oleks võimalik tagada ka tarbijate peamiselt siis riigi, aga ka kohalike omavalitsuste ja erasektori varustamine maavaradega. Et siinkohal on oluline välja tuua, et ehitusmaavarasid tarbib Eestis kõige rohkem riik ise, moodustades osadel aastatel isegi kuni 80% kogu mahust ja sellele järgnevad alles siis kohalikud omavalitsused oma teede ehitamisega, siis alles erasektor. Lisaks on valdkonnas murekohaks olnud ka see, et hetkel kajastakse maakonna ja üldplaneeringutes vaid siis arvel olevaid maardlaid ja nendest tingitud kitsendusi, kuid uued võimalikud kaevandusalad või maardlad või perspektiivalad ei ole endast kajastatud, mis tekitab tegelikult valdkonnas tegevuste planeerimisel tuleviku mõttes keerukust, kuna päris mitmes kohas on sellised olukorrad, kus soovitakse mitut maakasutusviisi ühes kohas teha. Ja mis veel? Sellised põhilised vajadused ja lahendamisvajad murekohad on välja toodud ka
arengudokumendis maapõuepoliitika põhialused aastani 2050, et kus on siis üheks eesmärgiks võetud, et maavarad kasutamise korraldus ja ruumiline planeerimine toimivad kooskõlas. Mis peaks siit majanduse osas praegu kõik olema, Alan võib panna järgmise slaidi. Nii, natuke nüüd eesmärgist, et jah, et põhiline on meil see, et me soovime siis riigi poolt koostöös kohalike omavalitsustega, kogukondadega, kohalike inimestega ja ettevõtetega siis terve maakonna piires või territooriumit hõlmaval alal saada valmis pikaajalise vaatega dokument või planeering, mis aitaks siis lahendada erinevaid murekohti ja konflikte ja leevendada ka siis tegevusest tingitud mõjusid või häiringuid. Ja koostöös nimetatud osapooltega ja arvestades kõiki erinevaid aspekte, nii keskkonna, majanduse, sotsiaalseid ja edasi, soovimegi paika panna või määrata ära perspektiivsed ehitusmaavarade uuringualad, kaevandamisalad ja samuti ka siis olemasolevate karjääride või turba tootmisalade laiendamisvõimalused. Et siin pika protsessi käigus, mis me oleme seda planeeringut ajanud, et oleme nüüd näinud ja jõudnud järeldusele, et oleks väga heaks ja oluliseks vahendiks, millega me saamegi planeerida maavara uurimise ja kaevandamise kõik võimalused ühiskonna vajadusteks ja tagada kõikide tarbijate siis varustamine kvaliteetsete kohalike ehitusmaavaradega. Ja oleme näinud, et kuna nagu Kajagi enne mainis, et pole Eestis niisugust maavarade planeeringut ja planeerimist ruumilist ennem tehtud, et see aitab ka tugevdada riigi rolli maavarade valdkonna korraldamisel. Ja lisaks on oluliseks ka planeeringus kaevandamisalade korrastamise ja korrastamisega seotud tegevuste suunamine ja ka niisuguste ühtsete suuniste või reeglite, mitte just reeglite, võib-olla suuniste andmine kõikidele kaevandamisega seotud tegevustele ja ka soovitused siis leevendusmeetmete rakendamiseks, mida siis saaksid kasutada nii Keskkonnaamet kui kohalik omavalitsus erinevate maapõuelubade menetlemisel. Ja milliseid üldse maavarasid käsitleme, et sellele mõtlesime ka pikalt ja põhjalikult ja põhiliselt käsitletakse ikkagi ehitusmaavarasid turvast. Et me peamine keskendumine on ehitusmaavaradele, et turvast me käsitleme natukene väiksemast vaates, kuna turba siis uurimise, kaevandamise, planeerimisel tuleb lähtuda juba olemasolevast keskkonnaministri määrusest, kus on siis kirja pandud võimalikud alad turba kaevandamiseks. Ja lisaks siis maavaradele käsitleme ka alternatiivseid maavarasid või materjale, et nagu näiteks siis kaevandamisjäätmed, mille hulka kuulub kaheraine ja ka ehitus- ja lammutusjäätmed, et millega oleks siis võimalik teatud tingimustel või koguses siis asendada ehitusmaavarasid. Aga seda me täpselt veel arutame, kui täpselt me hakkame seda kajastama ja kui täpselt meil on võimalik üldse minna, aga kindlasti see osa on oluline siin planeeringus välja tuua. Minu poolt vist peaks olema kõik, et kui on küsimusi, võite chati kirjutada, võib-olla saan kohe otse vastata, aga muidu ma vist annan sõna Alanile. Aitäh teile! Nii, tervist ka minu poolt. Olen ma kuuldel? Ma praegu tagasisidet saanud. Olen kuuldel, jah? Jah. Väga hea. Mina olen siis Alan Rood, Rahandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakonna nõunik ja selle teemaplaneeringu Rahandusministeeriumi poolne eestvedaja.
Rahandusministeerium on Eestis siis see asutus, kes neid riigiplaneeringuid peab koostama või koostamist korraldama, nii et tänu sellele siis tegeleb ka Rahandusministeerium maavaradega. Nii, ja siis natukene infot selle algatamise kohta. Nagu pildi pealt näha, algatatud on siis terve maakonna territooriumil see planeering ja algatamise kuupäev jäi juba 2021. aasta lõppu. Siis selle teemaplaneeringu koostamisel on meil hästi oluline teha kõigi ühiskonna osapooltega koostööd, et olekski võimalik maandada neid erinevaid konflikte, mis muidu võivad tekkida. Et siin siis teeme koostööd kohalike omavalitsuste, ministeeriumite ja valitsusasutustega, kelle valitsemisalas need küsimused on. Ja samuti me kaasame isikuid, kes on avaldanud selleks soovi ja isikuid ja asutusi, kellel võib olla põhjendatud huvi eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju või planeeringule ruumiliste arengusuundumuste vastu. Et selleks, et nüüd seda planeeringut hästi tasakaalustatult koostada, oleme moodustanud ka Harju maakonna maavarade teemaplaneeringu juhtrühma. Juhtrühma moodustas riigihalduse minister eelmise aasta maikuus ja juhtrühmal on nõuandev funktsioon. Juhtrühmas on meil esindatud ministeeriumitest Rahandusministeerium, Keskkonnaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Maaeluministeerium. Lisaks on kaasatud ka ametkonnad nagu Eesti Geoloogiateenistus, Keskkonnaamet, Transpordiamet, Maa-amet, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Eesti Keskkonnaühenduste Koda, Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit ja Eesti Turbaliit. Nii siis selle koostöö käigus nüüd suvel peale nagu esmaseid sihtide seadmisi võtsime siis suve lõpus või sügisel ette ka konsultatsiooniringi kohalike omavalitsustega, kus me siis käisime kõik maakonna kohalikud omavalitsused läbi, tutvustasime oma plaani ning samuti võtsime juba nende käest tagasisidet erinevate ootuste kohta, et kuidas siis see teemaplaneering peaks kuidas selle teemaplaneeringu peaks koostama ja milliseid probleeme siin tuleks siis lahendada. Ja siin on siis enim kordunud teemad nagu välja toodud selle slaidi peal. Et siin on siis välja toodud, et oluline oleks, kui oleks kaevandamisega paralleelselt juba ka toimuks nagu osaline korrastamine, et karjääri ühest otsast juba teda korrastatakse, kui teisest otsast veel kaevandatakse, et see avatud osa oleks võimalikult väike ja see silma riivav kaevandus või karjäär ei oleks nii suur. Siis kindlasti toodi välja, et kindlasti tuleb arvestada rohevõrgustikke, kuna kaevandamine hävitab selle rohevõrgustiku üsna pikaks ajaks selles kohas. Ja siis kaevandusega seotud mõjude kompenseerimise küsimus oli ka üleval, et see peaks olema kohalikule kogukonnale selgem. Et arvestada tuleb ka teedevõrgustikuga, seda nii teede kasutustiheduse küsimuses kui ka teede korrashoiu küsimuses. Ja planeeringu eesmärk ongi, et oleks soodustatud ettevõtjate ja kohalike inimeste läbirääkimised ja koostöö. Et tuua need inimesed juba ennem kokku, kui see loataotlus on kuskile ära esitatud, et oleks võimalik juba ennem omavahel rääkida ja aru saada, et missuguses kohas on üldse mõistlik hakata seda kaevandamisluba taotlema, et ei roniks selle karjääriga kuskile väga elukeskkonna lähedale. Toodi esile ka puhvertsoonide vajadus, et karjääride ja asustuspiirkondade vahel peaks olema piisavad puhvrid, mis leevendaks häiringuid.
ja samamoodi toodi välja alternatiivide küsimus Heits maavarade osas, millel ka Harri peatus. Nii, siis millised on teemaplaneeringu ülesanded? Teemaplaneeringu ülesannetena ongi kirja pandud, et tuleb näha ette riigile senisest suuremad võimalused ehitusmaavarade uurimise ja kaevandamise tegevusi planeerida ja suunata. Samuti on tarvis lahendada erinevate huvide konflikte laiemal tasandil kui üksikotsused. On vaja luua tervikpilt maakonna kaevandamisvõimalustest ja seeläbi saab siis teha läbimõeldumaid ja pikaajalisemaid otsuseid. Samuti tuleb kaaluda erinevaid asukoha alternatiive laiemal alal kui ühe maardla või omavalitsuse piires. Sealhulgas tuleb arvestada ka maakonna piiriüleste seostega. Et selle punkti juures toongi võib-olla kõrvalinfona välja, et selle aasta alguses algatati Vabariigi Valitsuse poolt juba ka järgmine teemaplaneering, mis siis hõlmab Rapla ja Pärnu maakonda. Et seal saab siis paralleelselt töötada nende piiriüleste küsimustega. Ja lõppeesmärk on luua selgust nii mäetööstuse ettevõtetele investeeringu tegemusel kui kohalikele kogukondadele selles osas, kas ja millistel tingimustel tohib nende lähikonnas tulevikus kaevandada. Siin siis ülevaatlik skeem ka teemaplaneeringu koostamise protsessist. Et nagu selle väikese sinise või rohelise märgiga on näha, et siis hetkel me oleme lähteseisukohtade ja mõjuhindamise väljatöötamise kavatsuse avalikustamise ja ettepanekute küsimise faasis. Et meil on siis need eelnõud kokku pandud, nad on avaldatud nii Rahandusministeeriumi maavarade teemaplaneeringu lehel kui ka on tehtud teemaplaneeringule omaette veebileht nimega harjumaavarad.ee, kus siis on võimalik selle teemaplaneeringu kohta rohkem infot saada. Nii, ja järgmised sammud, mis me selle planeeringu koostamisel ette võtame, on siis peale seda avalikustamist, on selle avalikustamise tulemusel lähteseisukohtade eelnõu täiendamine ja maikuus plaanime siis nii-öelda selle lähteseisukohtade dokumendi lukku panna ja ministeeriumi kodulehel ka avalikustada, et siis juba minna edasi planeeringu järgmise etapi ehk eskiisi koostamisega. Eskiisi koostame kuni aasta lõpuni ja siis toimub uuesti avalikustamine, et kus siis toome selle eskiisi uuesti avalikkuse ette ja võtame jälle kõigilt osapooltelt sisendit, et kas nii on hea või tuleb midagi veel parandada. Siis 2024. aasta kevadel asume põhilahenduse koostamise juurde. Et aluseks siis võtame selle eskiisi, millel on juba tagasiside antud ja põhilahenduse koostamise ajal on samamoodi võimalik veel ettepanekuid teha. Ja põhilahenduse kooskõlastamiseni kavatseme jõuda 2024. aasta sügisel ja 2024. aasta lõpus soovime planeeringu lahenduse vastu võtta, et siis see suunata juba viimasele avalikule väljapanekule, kus siis on võimalik veel kord selle teemaga tutvuda ja oma ettepanekuid esitada. Ja kui ettepanekud on väga kaalukad, siis on võimalik ka neid veel arvestada. Ja planeeringu kehtestamiseni loodame jõuda 2025. aasta, kas siis keskel või lõpupoole, ühesõnaga teise poole sees. Nii, ja siis Harju maavarade
teemaplaneeringu metoodikast annaks nüüd sõna edasi, et räägib meile konsultandi esindaja. Aitäh, Alan. Võib-olla selgituseks ka see, et planeeringu lähteseisukohad ja KSA või siis mõjude hindamise väljatöötamise kavatsus on justkui lihtsamalt öeldes planeeringu koostamise lähteülesanne. Ja meie nüüd selgitamegi täpsemalt, et mis me oleme sinna lähteülesandesse kirja pannud, et kuidas see planeeringu lahendus võiks edaspidi siis kokku saada. Ja palun, Erki. Ja tere õhtust ka minu poolt. Mina olen Erki Vaguri ja siin meeskonnas siis kaevandamise valdkonna eksperdina. Et suuremal või väiksemal määral on circa 10 aastat kaevandamise lubade taotlemisega kokku puutun siis kolmanda osapoolena, ehk siis Keskkonnaameti või loa andja ja ettevõtete vahel. Ja ütleks, et päris hästi on probleemistik teada. Nüüd, nii nagu enne juba räägitud, siis tuleb lahendada suur küsimus, kuidas siduda umbes 4 osapoole huvid lõpptulemuseks. Ja niimoodi, et keegi väga palju haiget ei saaks. Et enda metoodika valikul oleme nimetanud selle kaevandamise sotsiaalseks aktsepteeritavuseks sellest lähtuvalt, et riigi tellimus või riigi vajadus ehk varustuskindlus oleks tagatud. Nüüd ilmselgelt selle metoodika väljatöötamisel ei ole ühe inimese töö, et siin suuremal või vähemal määral on rohkem spetsialiste olnud ja tegelikult on ka nii riigi esindajatega seda korduvalt arutatud, kui ka on kaasatud juba erialaliidud. Et kõik on omast tagasidet saanud anda. See metoodika, mida ma siin täpsemalt kirjeldama hakkan, tegelikult ei erine väga palju sellest loogikast, mille alusel täna keskkonnalubasid kaevandamiseks välja antakse. Küll oluline moment on see, et selle lõpptulemus annab siis protsessis suurema selguse nendele osapooltele, kellega täna justkui oleks vähem arvestatud. Et see üllatus ei oleks nii suur, kui kuskile kaevandamisele taotlus esitatakse. Samuti on arvesse võetud Eestis varasemalt tehtud ettepanekuid, kuidas võiks kaevandamisalade valikut juhtida. Ja metoodika ise tegelikult baseerub Euroopa sarnases olukorras, kus hinnatakse erineva kaalukategooriatega geoloogilisi varusid. Nüüd, kuivõrd üks oluline baaskriteerium on täna täitmata, ehk meil tegelikult puudub Harju maakonna piires ühtlase ja vajaliku tasemega geoloogiline informatsioon, siis me kahjuks ei saa teha seda planeeringut või siis selle metoodikat maavara olemasolust lähtuvalt, kuna lihtsalt me ei tea neid asukohti, kus kohas on see kõik, mida me vajame. Selle tõttu ongi metoodika põhineb siis välistamismeetodil, ehk me kaardistame kõik teised piirangud, mis ei ole seatud maavaradega ja võrdleme siis neid siis maavarade levikuga. Läbi selle loodame jõuda tulemuseni. Ilmselgelt see tähendab mõjude hindamist, erinevaid kompromisse ja loomulikult ka siis geoloogilise varu leitumist, aga see on juba järgnev etapp. Nüüd, kuidas seda saavutada, siis paratamatult me peame seadma endale mingisugused kriteeriumid, et moodustada erinevaid kategooriaid vastavalt siis kas siis maavara kättesaadavusest või siis selle kvaliteedist. Ja selleks, et suunata nüüd maavara kasutusele võttu, me peame kuidagi neid kategooriate või tekkivate alade kasutusele võtmist prioritiseerima. Ja sellepärast ongi metoodika lahend kaheastmeline, ehk siis kõigepealt kategoriseerime ja siis prioritiseerime. Et kui sa saad, palun Alan, panna teine slaid. Et ma räägin lühidalt nüüd kriteeriumid lahti, et mille alusel me kategoriseerime. Loomulikult lähtume osaliselt maavara olemasolust, siis me sõnastame keskkonnakaitselised piirangud ja kolmandana vaatame siis sotsiaalsed mõjusid. Nüüd, kõik need kategooriad üldistatult on erinevatel maavaradel samasugused, küll nende sisu on kõikide maavarade raames erinev, ehk siis me ei võta lubjakivi ja liiva kaevandamise mõju ühetaoliselt. Ilmselgelt nende mõju on erinev. Nüüd, selleks, et prioritiseerida, kasutame alamkriteeriumeid,
peaasjalikult siis vaatame siis, mis tüüpi maavarasid varustuskindluse seisukohalt on tänaseks kõige vähem kasutusele võetud, et siis täita vähemalt planeeringu eluaja jooksul nende kättesaadavus ja selleks, et juhtida nende alade kaugust siis tarbijast, me peame vaatama ka transpordi mõju ja seda siis mitte majanduslikust vaatest, vaid pigem keskkonnast ja selle heitmest lähtuvalt. Et lihtsalt tekiks alus, mille alusel on mõistlik kuskil midagi kasutusele võtta. Nüüd oluline on mõista, kuna siin on palju muutujaid, mitmed kokkulepped on loomata, samuti on mõjudel hindamata, see on kõikides järgnevates etappides, siis see metoodika ei ole lõplik. Küll on paigas need põhikriteeriumid, alamkriteeriumid, aga vahetult nende kõikide sisustamine jääb järgmistesse etappidesse. Et loomulikult võetakse arvesse kõik need asjad, mis täna juba teada on, aga vahetud kaugused mingitest elementidest või hoonetest näiteks, siis need selguvad tõesti alles hiljem ja selle tõttu tuleb ka lahti olema. Miks on oluline veel, et tekiks natuke mänguruumi, on see, et me ei tea selle planeeringu tulemust veel täna. Tegeleme metoodikaga, aga ühtepidi me otsime mingisugust varustuskindluse kogust. Selleks, et saavutada, siis me peame võib-olla hiljem tagasi selle juurde tulema. Nüüd lühidalt, palun järgmine slaid. Jah, ja üks veel edasi. Et lühidalt käin üle need kriteeriumite sisud. Et see ei erine sellest, mis on täna, ehk siis põhikriteeriumites keskkonna valdkonnas võtame arvesse kõik kitsendused, mis on seotud looduskaitsega, muuhulgas ka kohalikud kaitsealad, siis muinsuskaitseelemendid ja siis olemasolevad tehnovõrgud loomulikult, veekaitsevööndid ja nii edasi. Ehk siis kõik see, mis on täna juba menetluses sees. Nüüd sotsiaalse mõjude osas jätkub samamoodi, nii nagu igal teisel keskkonnamõju hinnangul, mis tehakse maavara kaevandamisele andmiseks, hinnatakse müratolmu, lubjakivide korral maavõnkeid või siis vibratsiooni, veerežiimi, visuaalseid väärtusi, maakasutust ja kõike muud, et ka need asjad jäävad kriteeriumitena siia sisse. Küll, nagu ma ütlesin, siis nende sisuline olemus ja numbriline väärtus selgub siis strateegilise mõju hindamise etapis, mis on järgmine. Palun järgmine slaid. Ja viimane põhikriteerium ehk siis maavara, et paratamatult me peame siis neid eelnevaid võrdlema antud kriteeriumiga, kuivõrd Harju maakonnas ei ole kogu maavara levik ühel ühtsustasemel uuritud, siis me ka siin jaotame selle põhikriteeriumi vastavalt uurituse tasemele, ehk siis need, mis on hästi uuritud ehk tarbevaru, need on juba täna kaitstud või siis täna juba saab sinna kaevanda minna, juhul kui need teised kriteeriumid täidetud on, aga kõikide ülejäänud osade puhul tõenäoliselt peavad jätkuma uuringud, et välja selgitada üldse selle materjali saadavus. Nüüd, kuigi need on erinevate tasemega uuritud varud, siis näiteks lubjakivide puhul me oskame Harju maakonnas juba ennustada, kus midagi paikneb. Ja turba puhul samamoodi, ehk siis selle määramatus on natuke väiksem ja me loodame, et planeeringu lõpptulemuses kajastuv informatsioon on selle võrra ka juba adekvaatsem, et me suudame seda prognoosida. Ja ka alamkriteeriumites siis prioritiseerimise täpsem sisu põhinebki siis, nagu ma ütlesin, varustuskindlusel või varustuskindlusest lähtuvalt sellel maavaral, mida on vaja kiiremini kasutusele võtta, neid prioritiseerime ja siis teistpidi vaatame ka kauguse tõmbekeskustest. Need numbrilised väärtused, mis sinna määratud on, need on lihtsalt näiteks, et nagu ma ütlesin, selle sisu tekib järgmises etapis ja vastavalt siis heitmetele. Ja nii palju, kui me suudame ja saame, siis me peame hindama ka nende potentsiaalsete kaevealade ligipääsetavust siis transpordile ehk siis mõju teedevõrgule. Teinekord olemasolev teedevõrk, mida Transpordiamet haldab, lihtsalt ei ole piisav kandevõimega masinatele. Palun järgmine. Ja nüüd selle metoodika käiku panemine ehk siis antud joonis. Kui me oleme ära kategoriseerinud, siis nagu te nägite, seal oli mitmeid erinevaid kriteeriume. Me peame selleks, et neid asju omavahel võistlema panna, et leida need kohad, kus kohas
justkui saaks kaevandada, me peame andma kõikidele kriteeriumitele kaalud. Et antud näidet vaadates, siis siin on jooniskujul antud vertikaalne ja horisontaalne telg, kus ühel pool on siis maavaradega seotud kriteeriumid, teisel küljel siis sotsiaalsed ja keskkonnaga piirangud nii-öelda. Et vahetult selle sisu, nagu ma ütlesin, selgub siis KSA käigus, aga põhimõttest saame rääkida. Ehk joonisel näidatud rohelised kontuurid võiksid olla need alad, kus täna tegelikult võiks juba kaevandada, kuna seal ei ole kitsendusi. Ehk see kehtib tinglikult täna tarbevaru tasemel uuritud geoloogilisele varule, mis ei asu näiteks looduskaitsealadel, elamutele liiga lähedal ja nii edasi. Et sinised alad ilmestavad juba olukordi, kus kohas saaks ka kaevandada, aga selleks on vaja uurida. Ja uuringu tulemustest lähtuvalt, kui seal on olemas geoloogiline varu ja teistpidi mõju, mis on leevendusmeetmetega vähendatav, ehk siis kombineeritud kaevandused, ehk siis mõjude vähendamiseks tuleb mingi leevendusmeetmed rakendada, on see siis müra tolmuleviku tõkestamiseks, teiste veoteede leidmine, veerežiimiga seotud mõjude vähendamine, et olemasolevate tehnoloogiatega on see rakendatav. Ka need alad oleks justkui, kus võiks kaevandada. Ja kolmas ala on selline, ehk siis kolmas kategooria on selline, kus kohas tänaste teadmiste juures ja tõenäoliselt ka edasiste uuringute tulemusena ei ole võimalik kaevandada. Ehk siis nii sotsiaalsed kriteeriumid kui ka looduskaitselised kriteeriumid on niivõrd tugevad ja ületavad siis antud varu kasutusele võtmise vajadust. No, me räägime siin kõrge looduskaitseväärtustega liikidest, äärmiselt lähedal paiknevale ühiskonna või siis ühiskondlikule elamutele, tootmishoonetele ja nii edasi, nii edasi. Nüüd selleks, et see maatriks, nimetan maatriksiks, seda toimuda saaks, nagu näete, siis peaks toimuma mingisugune liikumine erinevatel aladel kategooriate vahel ja see eeldab uuringuid. Kuivõrd Harju maakond ei ole geoloogiliselt kogu mahus uuritud, siis peab tegema geoloogilisi uuringuid ja teistpidi tuleb selle vastukaaluks teha täiendavad keskkonnauuringuid. Ehk nende kahe raames saavad need erinevad tekivad alad liikuda selles maatriksis ühte või teise kohta. Üles võib liikuda kolmandasse kategooriasse, aga teistpidi kolmandast ka madalamaks. Ja teise astme, siis kui see kategoriseerimine ära tehtud, siis teises astmes umbes sarnase maatriksi alusel tehakse prioritiseerimine, aga siis juba vaadataksegi erineva potentsiaaliga alasid eelkirjeldatud kriteeriumite põhjal, ehk siis vaadatakse selle materjali kättesaamise vajalikkust ja teistpidi siis selle nii-öelda vahetud transpordi mõju. Nüüd, kui need tulemused olemas on, siis tekib mingi hulk kontuure. Ilmselgelt ei ole vaja kohe või selle planeeringu eluaja jooksul võtta kõiki neid maavarasid kasutusele või neid alasid kasutusele, mis tekivad. Me oleme arvestanud täna, et me peame leidma sellisel hulgal varukoguse, mis rahuldab ära antud planeeringu eluea umbes 2- või 3-kordse varukoefitsiendiga. See koefitsiendi vajadus tuleneb otseselt sellest, et kuna mitmed varud on uurimata, siis me ei tea, mis me saame sealt, ehk siis meil on vaja suuremat pindala, kus tegutseda. Ja teistpidi selleks, et ka tuleviku, 30 aastat on küll pikka aega, aga maavaras läheb pikemalt vaja, et pikemalt kaitsta mingeid leiukohti, näiteks kas või siis sotsiaalkeskkonna arengute eest, siis me peame seadma sinna mingi kaitse. Me oleme teinud ettepaneku seda käsitleda sarnaselt täna üldplaneeringutes rohevõrgustiku kaitsele, ehk siis, slaidide vahetus, ehk sarnaselt rohevõrgustiku kaitsele, ehk siis mingisugune protsent kontuuritud aladest peab jääma ülejäänud piirangutest katmata järgnevateks periooditeks. See protsent, millest me räägime, saab tekkida ka samuti järgmises etapis, ehk siis strateegilise mõjuhindamise etapis, sõltuvalt siis kõikidest nendest eelnevatest kriteeriumitest. Nüüd see maavara leiukoha kaitse saab toimuda ainult esimese ja teise kategooria alade suhtes ja see kolmas kategooria ehk siis alad, kus kaevandada ei saa, jääb sellest välja.
Samuti leiukohtade kaitse peaks olema siis tugevam nende osas, kus kohas on eelduslikult kõrgema kvaliteediga maavara, ehk see, mille kohta on nõudlus suurem. Et madalama kvaliteediga maavarale see maavara leiuva kaitse ei pea olema nii suur. See on ka lühidalt kõik, mis me metoodiliselt oleme täna kirja pannud. Et ma loodan ise, et see lõpptulemus on sellega kättesaadav. Me ei pea väga palju seda järgmises etapis muutma. Ja nii ongi, ega rohkem minu poolt olegi. Siis Alan võib panna järgmise slaidi, et räägime ka mõjude hindamise poole lahti. Ja, tänan. Mina olen Aide Kaar Skepast ja puhkimist ja selles töös olema siis KSA juhtekspert. Nagu juba räägitud on, siis viiakse planeeringu käigus läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, aga sellele lisaks ka asjakohaste mõjude hindamine ehk siis sotsiaalsete, majanduslike ja kultuuriliste mõjude hindamine. Et keskkonnamõjude strateegiline hindamine viiakse läbi selleks, et kindlaks teha siis olulised keskkonnamõjud, mis planeeringu elluviimisega kaasnevad. Lisaks selleks, et selgitada välja alternatiivsed võimalused, peamiselt on need siis ringmajanduse ja materjalide korduskasutusega seotud, nagu siin eelnevalt juba välja on toodud. Ja sellele lisaks tähtis on ka siis ebasoodsate mõjude leevendamiseks meetmeid leida ja neid planeeringusse kanda. VTK-s on meil käsitletud 19 erinevat mõjuvaldkonda. Erki neid siin eelnevalt tutvustas juba metoodikate tutvustamise käigus. Et lisaks looduskeskkonnale ja sotsiaalsetele mõjudele tooksime veel välja ka siis mõjud kliimale ja tõesti jäätmetekke ja ringmajanduse võimalused ja vajadused selleks, et rohepöördega arvestada planeeringu koostamise käigus. Ja kui ilmneb, et lisaks tavapärastele keskkonnamõjudele on siis tekib ka tõesti neid sotsiaalseid, kultuurilisi ja majanduslikke mõjusid, siis ka neid hinnatakse ja selle hindamise eesmärk on planeeringu lahenduse tasakaalustatuse tagamine ja sobiva lahenduse väljatöötamine. Ja nüüd võib vahetada slaidi. Et mõjude hindamiseks moodustatakse kõigi nende mõjuvaldkondade ekspertidest eksperdigrupp ja nagu eelnevalt juba oli aru saada, siis mõjude hindamine saab olema kahesuunaline protsess, et ühelt poolt me anname omi sisendeid planeeringu koostamisse ehk et tuvastame need vajalikud puhveralad, nende ulatused, mis siis teistpidi tähendab seda mõjuala, aga me ka hindame siis planeeringu lahenduse mõjusid. Oluline on siin välja tuua, et mõjusid hinnatakse siis teemaplaneeringu täpsusastmes ehk et kogu Harjumaa ulatuses ja kindlasti paljud teist või kõik on kokku puutunud siis tegevuslubade, kaevanduslubade mõju hindamistega, siis selle keskkonnamõju strateegilise hindamise täpsusaste saab sellest erinev olema. Ja neid peamiselt just sotsiaalseid mõjusid ehk siis müra, vibratsiooni, õhusaaste, tolmu mõjualasid me hindame andmeanalüüsi meetodil ehk et me analüüsime läbi viidud keskkonnaloa taotluste KMH-sid ja saame sealt sisendit, kui suured need mõjualad võivad olla, siis valideerime selle andmestiku
ja anname selle planeerijatele planeeringu koostamiseks. Ja minu poolt on see lühidalt kõik. Ja siis Alan räägimegi läbi ka veel, et mis edaspidi saama hakkab ja siis saame juba küsimuste juurde minna. Sul on mikker mute-itud. Vabandust, nüüd on vist kuuldaval. Ja. Et jah, see avalikustamine ei piirdu ainult tänasega, et me oleme võtnud ette, et käime ka niisugustes kuumemates piirkondades koha peal, kus on nagu see maavara teema tõsisemalt üleval. Ja siis selle maakonna visiitide tuuri lõpus teeme taas ühe sarnase veebitutvustuse nagu täna. Et siis võib-olla on kõik osapooled juba natukene rohkem selle teema peale suutnud mõelda ja kindlasti saab veel üsna head sisendit siis. Nii, aga järgmised üritused, mis meil toimuvad, on 22. veebruaril Lookeskkoolis algusega kell 18. Siis sellele järgneb 2. märtsil kell 18 Tabasalu gümnaasiumis, 9. märtsil kell 18 Saku valla kultuurikeskuses, 15. märtsil Riisipere kultuurimajas ja 21. märtsil Kose kultuurikeskuses. Ja siis kõige lõpuks tõesti, nagu sai varem mainitud, see veebitutvustus. Et kui me oleme nüüd kõik need tagasisidet saanud nii ametkondadelt, kellele me saatsime selle juba eraldi kirjaga välja, kui ka siis kõigilt kaasatavatelt, kes on huvi üles näidanud ja seda lähteseisukohtade dokumenti lugenud, et kõigilt nendelt siis ootame tagasisidet, et kuidas seda metoodikat siis kõige parem teha oleks. Et kui on häid ideid, siis katsume nendega kindlasti arvestada. Nii et selline kava on siis selle avalikustamisega praegu. Nii, kas meil oli järgmine slaid ka millegi tähtsa kohta või on nüüd lõpp? Peaks nüüd olema läbi, et nüüd me oleme... Siis ma jätan võib-olla ta siia ette kõigile silme ette, et oleks hea kas või üles kirjutada, kui on soovi. Ja võib alustada diskussiooniga. Just. Ja võib-olla ütlen ka kõigile ära, et see informatsioon siis kõikide nende ürituste kohta ja ka kogu planeeringu ajagraafiku kohta ja dokumentide kohta on kokkuvõtlikult kättesaadav veebilehel harjumaavarad.ee, et ma panen selle pärast chati ka, et siis saate vajadusel seda külastada. Aga chatis on juba mitmeid küsimusi, ma hakkan neid järjest nüüd ette lugema ja siis, kui keegi tahab ka pärast poole sõna võtta, siis tõstke käsi, saame võtta järjest ka küsimusi siis aktiivselt. Et esimene küsimus oli hetkel maapõueseaduses on piiranguvöönd kajastatud elumajadest 100 meetrit. Arvan, et piisav on Keskkonnaameti soovitus 200–500 meetrit, et vähendada ohte elamutele, millega võivad tekkida kulud. Kes maksab, kas arendaja või KOV? Harri tegelikult juba vastas sellele. Kas sa, Harri, tahaksid kõigile äkki korra veel kommenteerida, et võib-olla kõik chati ei jälginud? Ja, et kes chati ei jälgi, siis tegelikult maapõueseadus on juba kindlaks määratud, et kaevandamisega, maapõue kasutamisega tekitatud kahju hüvitab kaevandamisloa omaja. Ja ütleme, kui luba on läbi, siis 10 aastat pärast loa lõppedes, kui tekib või on näha, et mingi kahju on tekkinud, siis selle hüvitab riik. Kohalikud omavalitsused selle hüvitamisega ei tegele ega ei ole kohustuslikust asja seadagi hetkel. Ja siis kui ma juba mikrofon lahti, see järgmine küsimus ka, et ma juba praegu panin enter vastusega ära, aga räägiks sellega ära, et jah, et seda alternatiivset materjali me käsitleme
ja anname ka ülevaate ja koguste kohta, mis on minevikus tekkinud ja iseloomustada kasutust, aga selles täpsed, ütleme, kasutusvõimalused, asjad planeeringuga määrata need ei saa, et need ikkagi planeeritakse iga ehitushanke või tehnilistes kirjeldustes ära, et me saame lihtsalt anda üks ülevaate, mis tekib, mis kogustes, mis on need üldisemad suunad aga nende kogustega jah, et siin on just küsitud selle varuskindluse kohta. Et kindlasti meil on kavas alternatiivsete materjalide puhul ka arvestada varuskindluse hindamisel, aga kuidas me täpselt seda tegema hakkame, see tuleb ka siin töö käigus välja, et varuskindluse kava on üks teine protsess, mida veab MKM ja eks me vaatame, lepime kokku siin, kuidas kõige parem neid teha on. Aga jah, selles mõttes, et on kavas seda arvestada. Kuna meil on Ene ka tegelikult MKM-ist siin juures, kas varustuskindluse määramise juures Ene, sa soovid äkki midagi lisada? Võib-olla infoks nii palju, tere, et varustuskindluse hindamise kava loodetavasti me saame sellel aastal kinnitatud ja seal on mõningad uued aspektid võrreldes selle eelnevalt kehtinud varustuskindluse hindamise juhendiga ja sel juhul me enam ei lähene sellele puhttehniliselt, kus me vaatame konkreetset ala ja siis veame selle ümber raadiuse, et siis meie kava kohaselt hakkame me rohkem arvestama logistikaga ja rohkem selliste erinevate aspektidega niimoodi kohapõhiselt, nii et loodetavasti siis see kava saab olema edasiminek ja see hindamine muutub samuti selliseks loogilisemaks. Aitäh! Nii, siis järgmine küsimus on VTK-le, et VTK-st tulenevalt kriteeriumite sisu saab lõplikult määrata tuginedes kaevandamise mõjude hindamisele ning erinevate huvigruppide vahel kokkuleppele jõudmisel. Millises KSA protsessi faasis täpsemalt toimub huvigruppide kaasamine kriteeriumites kokkuleppimiseks? Võib-olla see on kõigepealt Aidele ja siis saavad teised täiendada. Ja, et see menetluse skeem oli siin ühe slaidi peal väljas, et KSA-l eraldi protsessi ei ole, KSA on üks osa planeeringust ja Alam, kui sa saad selle protsessi skeemi veel kord ette võtta, siis seal on ilusti välja toodud, et mis hetkedel siis huvigrupid kaasa saavad rääkida. Ja just nende samade kriteeriumite osas Erki ka enne mainis, et me oleme teadlikult siis töögrupis ka võtnud selle, et kui esimene eskiislahendus valmib, siis ongi ette nähtud eelnõude avalikustamine ja sellele saab siis tagasisidet anda ja läbi rääkida, et võib täiesti olla, et me peame selles metoodikas tegema muudatusi pärast eskiisi valmimist. Et kuna tänasel hetkel on raske öelda, kas see tulemus vastab sellele, mis on kogu planeeringu eesmärk, siis see ongi teadlikult selline paindlik protsess. Järgmine küsimus on, et kas teemaplaneeringus arvestatakse ka kohaliku omavalitsuse üldplaneeringutega, mille on juba kooskõlastanud nii Keskkonnaamet, Maa-amet kui ka Rahandusministeerium. Meil on materjalis tegelikult üldplaneeringute viited olemas, kirjeldatud ka üldplaneeringute sisu ja ka kaardirakenduses on tegelikult üldplaneeringute sisu olemas. Et kriteeriumite osas tegelikult oli eraldi punkt ka üldplaneeringutes kavandatud tiheasustusalad ja maakasutus, et sellepärast kindlasti arvestame ja peamegi arvestama, peamegi vaatama seda, mis on üldplaneeringutes sees. Siis on siin küsimus Euroopa Liidu elurikkuse strateegia aastani 2030 on seadnud sihiks 30% maismaa-aladel kaitse tagamine. Senini on kaitse tagatud väiksemal osal aladel, kuid Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel käib kaitsealade laiendamise protsess. Mil moel arvestatakse nende veel piiranguteta alade väärtustega?
ettekandjad on senini välja öelnud, et arvestatakse vaid piirangutega looduskaitseliste väärtustega. Ilmselt mõeldi seda, et mis on täna juba looduskaitsealadena moodustatud. Et kas seda tahaks kommenteerida Harri või me võime ise ka kommenteerida? Ma võin kommenteerida seda nii palju, et kuna on tuleviku asjad, mida vist ei ole kontuuritud, siis kuivõrd see planeering on ju muudetav iga 5 aasta tagant, siis see planeering saabki alles siis muutuda. Et tinglikult ei saa arvestada midagi, inventuuriga midagi või sellist tüüpi uuringutest ette nähtud ei ole. No KSA käigus arvestatakse ka näiteks laiemalt taimestiku ja vääriselupaikade ja bioloogilise mitmekesisusega, mis kõik on ka osad sellest elurikkusest. Et mõju hindamine kindlasti võtab seda arvesse elurikkuse tagamise vajadust. Ja kuna Keskkonnaministeerium on ka üks planeeringu tellijate poolne esindaja, siis selgelt seda kõiki neid aspekte jälgitakse selle planeeringu koostamisel. Nii, võtan järgmise küsimuse. Kas on kavas ka maamaksustamise osas nüüd midagi ette võtta ja muudatusi teha? See pole ju enam normaalne, kui maadele ka tihehoonestusalal ei saa sihtotstarvet muuta ja uus maamaks ka võtab seda alust nagu elamumaa. See asi läheb justkui vastuollu, kui seatakse sellised uued piirangud. Kas Alan või Harri oskate kommenteerida? Iseenesest see ei ole planeeringu küsimus. Ma võin võib-olla nii palju kommenteerida, nagu Tiingidet ütles ka, et planeeringuga ei ole kavas ühtegi maamaksu aspekti hinnata ja kaaluda, et see ei ole planeeringu skoop. Ma nagu rohkem ei oska seda kommenteerida selles mõttes, et piiranguid on küll õigust. Kas keegi küsib midagi? Kas te soovite kommenteerida? Tundub, et vist mitte. Võtame siis järgmise küsimuse. Täpsustatakse olemasolevast olukorrast lähtudes maakonna tasandil rohelise võrgustiku asukohta. Taaskord pole senini alade asukohad teada ja piiranguid veel pole. Kuidas see olukord lahendatakse? Kas küsimuse esitaja võiks selgitada, sest et ma ei saa päris täpselt küsimusest aru. Selles mõttes, et maakonna tasandil rohelise võrgustiku asukoht on nii maakonnaplaneeringutes kui ka üldplaneeringutes juba määratud. Selle planeeringuga eraldi rohevõrgustikku ei määrata, see on maavarade teemaplaneering, et milles see küsimus? Täpsustan küsimust. Küsimus tulebki selle teemaplaneeringu dokumendist, kus on rohevõrgustiku peatükk ja seal on see öeldud, et tuleb täpsustada. See on siis hinnang nähtavasti Harjumaa maakonna planeeringu põhiselt antud. Aga see lause, et tuleb täpsustada, see on täpselt siit dokumendist välja võetud ja sellest mul see küsimus ka tekkis. Rohevõrgustik, peatükk 4.5. Kas sa soovid, Aide, äkki kommenteerida? Ja, et selle all on mõeldud seda, et maakonna planeeringu tasandil kehtestatud rohevõrgustikku täpsustatakse siis kehtivate ja koostamisel olevate üldplaneeringute põhjal. Ehk et uuendatakse seda andmestikku ja valideeritakse. Ja, et praegu hetkel on koostamisel päris mitu üldplaneeringut ka Harju maakonnas, et me võtamegi aluseks selle kõige värskema informatsiooni nii-öelda. See on võib-olla see sõnastus vajab täpsustamist, et selle me saame üle vaadata, et see mõte tuleks välja sealt. Siis on küsimus, et millisest õiguslikust alusest lähtub planeeringu uuendamine iga 5 aasta tagant?
See oli, seda võib-olla võib Alan kommenteerida. Tegelikult Erki ütles seda, sa mõtlesid ilmselt planeeringu ülevaatamist, mitte uuendamist. Ja, see oli keelevääratus. Jah, just, et põhimõtteliselt maakonnaplaneeringut tuleb iga 5 aasta tagant üle vaadata ja siis, kui selle ülevaatamise käigus nagu selgub, et seal on vaja siis midagi hakata mingeid teemasid uuendama või täpsustama, et siis tuleb lihtsalt algatada uuesti vastav kas teemaplaneering või osaplaneering, et siis see teema uuesti läbi lahendada. Siis on küsimus, et mis tingimustel rohevõrgustik takistab kaevandamise alade planeerimist. Dokumendis oli kirjas, et rohevõrgustik ei ole takistuseks. Kas keegi meist oskab kommenteerida seda konkreetset kohta? Võib-olla on mõeldud seda, et rohevõrgustik oli kriteeriumite hulgas. Oli küll, jah. Jah. Kui kriteeriumite osas rohevõrgustikest räägime, siis me saame arvestada samamoodi nagu täna seda tehakse. Rohevõrgustik peab säilima määratud protsentide ulatus ja tegelikult täna ka kaevalasid rohevõrgustikele on ju määratud. Et selles osas, ka mida me täna planeerime, me peame selle arvesse võtma, et see samadel tingimustel jätkuks. Et kui see oli see koht. Ma arvan küll, jah, et siin tekkiski see segadus, et ühelt poolt tõesti rohevõrgustik ei ole selline piirang, nagu on esimese kaitsekategooria liik, on ju. Aga selgelt tuleb seda ju vaadata, et see rohevõrgustik jääks toimima. Võib-olla lisan ka, tere, mina olen Kairi Mänd, Skepast ja puhkimist ka planeerija rollis. Et see võib-olla haakub ka selle eelneva küsimusega, et rohevõrgustiku osas, et kas seda täpsustatakse maavarade teemaplaneeringuga. Et ilmselt ta kindlasti tuleb teemaks, sest et ta on ikkagi omavalitsuse jaoks oluline väärtuse ja kuna ta on ka kriteeriumina, siis võib tulla, et ka läbi selle teemaplaneeringuga ikkagi tehaksegi ettepanek kuskil midagi muuta, aga see on ikkagi koostöös kohaliku omavalitsusega, aga ta saab kindlasti teemaks. Et kuna meil on täna juba teada, et need ka olemasolevate maardlatega on kattumisi, et siis kindlasti ta on omavalitsuse jaoks oluline ja võib-olla selle koostööprotsessis ka kuskil midagi kas korrigeeritakse, muudetakse tingimusi, mis siis ka võib-olla omavalitsusele endale, et kui tal on ka üldplaneering kas koostamisel või ülevaatamise aeg, et võib-olla sellest tulenevalt ka midagi täpsustatakse. Et selles mõttes ta on kindlasti nagu teema, mis selles protsessis on fookuses ja võib koostöös omavalitsusega siin ka tulla mingeid kas muudatusi või täpsustusi. Nii, siis Rein Voog on tõstnud käe, palun. Aitäh, mina Rein Voog ja Eesti Mäetööstusettevõtete Liit ja kaunist õhtupoolikut kõigile. Kui ma kuulan seda ja loen ka chatist neid küsimusi, siis 99% viitavad sellele, et kuidas seda piirangute poolt suurendada. Et jumala eest mitte mingisugust kaevendamistegevust ei tekiks. Siit ka minu küsimus rohkem mitte küll selle planeeringu läbiviijatele, vaid riigiasutustele, ehk siis kuidas riik, Rahandusministeerium ja MKM ja Keskkonnaministeerium kavatsevad tagada selle, et meil 2025. aasta lõpuks oleks veel maa-alasid üldse, millest rääkida. See on esimene küsimus, sest vahepeal hakkavad siin liigutused, kus hakatakse kiiresti viima looduskaitsealade alla erinevaid maardlaid. See on üks aspekt. Teine aspekt on juba küsimus planeeringu koostajatele. Euroopas on mitte küll täiesti tavaline, kuid siiski suhteliselt tavapärane variant, kus ka kaevandustegevus tohib toimuda kaitsealal. Ja kui me räägime Harjumaast, siis on ju kõigile teada, et väga suur, suhteliselt kõrge kvaliteediga Lubekivi maardla on Nabala looduskaitseala territooriumil. Et kas seda ka kuidagimoodi seal kajastatakse ja
Viimane selline küsimus ka, et kas kusagil dokumendis kajastatakse ka niinimetatud nullversiooni. Ehk siis, mis juhtub siis, kui mitte midagi ei juhtu ja kõik jääb nii nagu praegu, ehk siis kaevandus uusi karjääre ei tule ja olemasolevatel lõpevad varud, millist sotsiaalmajanduslikku mõju see omab Harjumaa ja ka tegelikult Eesti majandusele. Aitäh! Aitäh! Võtame järjekorras siis võib-olla kõigepealt esimene küsimus. Harri, Alan ja Ene, kes soovivad kommenteerida? Mina võin natuke alustada, et tegelikult kui on looduskaitsealased eelnõud või siis vallaplaneeringute eelnõud või siis eriplaneeringute eelnõud, siis praegu on juba mitte väga pikka aega, aga viimasel ajal on küll nii, et nad tulevad Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumile ka meie osakonnale arvamuse avaldamiseks. Ja meie vaatame nad väga korralikult läbi ja loodetavasti me leiame nagu sellise konsensuse, see tähendab seda, et kus meie näeme oma pilguga konflikti nende puhul, siis me kindlasti juhime sellele tähelepanu. Ja on olnud praegu päris mitu eelnõud, mis on jäänud toppama siis Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi arvamuse taha, kuna meil on eriarvamused. Nii et päris automaatselt see laiendamine loodetavasti ei lähe, vähemalt nendel aladel, kus meie näeme perspektiivikaid maavaravarusid. Aga siis vast teistele küsimustele siis vastavad Keskkonnaministeerium ja teised. Aitäh! Nii, Harri ja Alan, soovite täiendada? Selle esimese küsimuse osas võib-olla täiendaks siin, et siin mõningate looduskaitsealade eelnõudele on ka Rahandusministeerium andnud seisukoha, et ennem oleks tarvis teemaplaneering läbi teha, et siis saaks nagu vastused sellistele küsimustele, et kas meil nagu on seda varu piisavalt, et me saame nagu neid alasid luua, et me samas ei satuks nagu kitsikusse. Tundub, et hetkel Harri vist ei taha rohkem kommenteerida, siis lähme edasi. Et need järgmised küsimused siis, et see kaitsealade teema. Ma kohe annan ka Aidele sõna, aga omalt poolt võib-olla lisaksin sellele samale jutule, mis Alan lõpetas, et selle maakonnaplaneeringu üks eesmärke ongi varustuskindluse tagamine. Et kriteeriumid on meil teadlikult sellistesse suurtesse plokkidesse löödud, et meil on keskkonnakriteeriumid, meil on sotsiaalsed kriteeriumid ja siis ka maavara on üks oluline kriteerium ja vajalik ongi leida see tasakaal. Ja sellepärast me ütlemegi täna ka seda, et eskiislahendus annab meile tegelikult selle vastuse, kas me saavutame tänaste kriteeriumite juures selle tasakaalu või mitte. Et kui me ei saavuta, siis me peamegi alustama raskeid läbirääkimisi ja tegema neid kokkuleppeid, et kuidas me suudame saavutada selle vajaduse, mis meil tänasel hetkel on. Et sellepärast ongi kindlasti ka see kaitsealade teema võib-olla natuke avatum selles planeeringus kui tavapäraselt. Aga Aide, sa võib-olla oskad täiendada? Ja, et ma võib-olla kommenteeriksin seda, et Euroopas kaevandatakse ka kaitsealadel, et vähemalt teoreetiliselt on see võimalik ka meil, kui see tegevus on kaitse-eeskirja tingimustega kooskõlas ja kaitseala valitseja annab nõusoleku, aga ilmselgelt eeldab see selline lähenemine ühiskondlikku kokkulepet, mille saavutamine on ju selle teemaplaneeringu üks kõige suuremaid eesmärke.
ja võib-olla siis kommenteeris kohe ka selle nullalternatiivi teema ära. Ja, et noh, see on jällegi pigem, ma ütleks, et siis riigi otsustada ja öelda, mis sellisel juhul saab, kui kõik varud ammenduvad ja uusi kaevandusi ei avata, et varustuskindluse tagamine on ju üks ülesannetest, mis riigile on pandud. Harri, kas sa soovid siin veel kommenteerida? Ma võib-olla nii palju ütleks, et sorry, ma enne ei saanud vastata, mul said klapid tühjaks, ma otsisin omal teisi klappe juhtmetega saatist. Aga ma ei mõelnud selle peale, et läbi läpaka saab ka, et äkki segadust tekkis enda peas. Aga jah, selle mõttes, et see nullalternatiiv, eks seda peab kuidagi käsitlema ja seda on ka plaanis käsitleda. Aga kui täpselt, mida seal kirjeldama hakata, eks me vaatame, et praegu ikka põhirõhk on läinud sinna poole, et ikkagi me saaksime midagi teha ja tuleks teha. Eks see tuleb kuidagi ära kirjeldada, ma arvan, võtame selle praegu teadmiseks ja toimetame sellega, et see osa kuidagi sinna kirja saada. Sisi vahepeal on chatis küsimus, et millal esimest kaarti näeb perspektiivsete maardlaaladega. Et hetkel on meil kaardirakendus koostatud, kus on olemasolev informatsioon, mis tänasel hetkel siis erinevatest andmebaasidest on kättesaadav, et seal on üldplaneeringute info, seal on ka maardlate info, mis hetkel siis on olemasolev ja seal saab selles mõttes vaadata, et kus siis tänase informatsiooni põhjal levik on. Aga perspektiivseid kategoriseeritud alasid näeb siis, kui nüüd seda protsessi vaadata, siis kui on esimene eskiislahendus valmis, mis peaks siis selle aasta lõpuks valmima. Ja seda näeb sellest samast Harju maavarad. Ma panen kohe selle siia chati ka. Nii, kas kellelgi on veel küsimusi, et võib vabalt tõsta kätt või siis kirjutada chatti. Nii, hetkel uusi küsimusi ei ole tulnud. Võib-olla kirjutamine muidugi võtab ka teinekord aega. Ma võib-olla veel lisan, et nende looduskaitsealadega nii moodustavate kui ka Euroopa näitel, et looduskaitsealadele on ka ju juhtumeid, kus ka Natura-aladele, aga see on võib-olla ka üks selle teemaplaneeringu eesmärke, et me ei saa minna lihtsasti öelda, et me tahaksime looduskaitsele kaitse-eeskirja muuta, vaid see planeering tegelikult jõuabki oma protsessis läbi nende kriteeriumite võrdlemise hindamise nende põhjendusteni, et miks me peaksime sinna etappi liikuma, et me peaksimegi võib-olla võtma mõne looduskaitseala ja vaatama, kas meil on seal võimalik leida see, et neid otsuseid ei saa teha lihtsasti, aga see planeering peakski jõudma ja leidma need põhjendused, et millised on need alad läbi kõikide erinevate kriteeriumite hindamise, kus me peaksime selle ettepaneku tegema. Ja kas üldse? Ja kas üldse. Et kindlasti ta ei ole selline esimese etapi, et mõtleme, et kus saaks, vaid ta peab olemagi hästi põhjendatud ja selle protsessi üks tulem. Aga praegu ei ole rohkem küsimusi tulnud, et ma arvan, et nii tuli. Palun kirjeldage täpsemalt, kuidas on kaardistatud maavarade vajadus. Kas sa oskad? Pigem MKM-i poole. Kas Kaur on meil olemas või ainult Jene? Kaur oli küll enne, aga kui teda praegu ei ole, siis ma võin natuke kommenteerida, et tegelikult MKM on hakanud jälgima seda ehitusmaavarade vajadust just regioonide lõikes ja seda praegu me teeme vastavalt võimalustele, nii nagu meile
tulevad siis uuendatud andmed nii Rail Balticust kui ka siis Transpordiametist. Nii et ühe sellise ülevaate me eelmisel suvel nagu tegime valmis ja nüüd siis üritame järgmist kohandada, sellepärast et paraku on nii, et Transpordiameti hinnangud muutuvad ajas, see sõltub eelarveprotsessist, sõltub poliitikast, nii et nii või teisiti nagu päris kindlaid täpseid prognoose me ei saa teha, aga mida me saame vastavalt võimalusele siis seda prognoosi uuendada. Aitäh. Ma võiks natuke täiendada, mul natukene hakkis, aga ma võib-olla nii palju lisaks juurde, et kunagi praegusel hetkel on varustuskindlust või maavarade vajadus siis hinnatud mineviku pealt ehk siis mineviku andmete pealt, et palju on kaevandatud ja 5 aasta keskmine. Et nüüd MKM-i poolt välja töötatav uus varustuskindluse kava on teisest vaatest, et nagu enne siin praegu mainis ka ära, et Transpordiameti ja need arengukavad ja muud plaanid, et põhimõtteliselt nüüd hakatakse vaatama siis nõudlust, mitte siis mineviku baasilt kaevanduse mahtu, et see sihuke nagu ümbermängimine tuleb. Et ja lisaks juurde, et riigi poolt me saame neid koguseid asju kätte, kohalike omavalitsuse teede ja erasektori poolt on natuke keerulisem, aga me saame ligikaudu hinnata siis, kuidas on minevikus need toimunud ja ligikaudu nende protsentidega mängida, et mis tagaks siis terve nagu ühiskonna vajaduse. Aitäh. Ja siis on üks kommentaar tulnud, et teemaplaneeringu osana on mõeldud vast ka kaevandusest välja viidava maavara mõjudele taristutele. Mõjud on kohati päris jõulised ja see kulu taastamisele langeb kas kohalikule omavalitsusele või riigile. Siin peaks vast vastutus olema ka selgelt sõnastatud. Et taristu teema on meil planeeringus sees kirjeldatud ja taristu puhul me saame planeeringus vaadata seda selliselt, et me anname põhimõtted, kuidas taristu teemaga ka kaevanduslubade juures peaks ümber käima, et me ei saa, nagu Aide siin ka enne rääkis, et me ei vaata mitte üksikute kaevanduste raames ja ei pane paika selle tingimusi, vaid me vaatame üleüldiselt, kuidas võiksid need põhimõtted olla tervikuna Harjumaal. Ja Rein, soovid veel täpsustada või küsida juurde? Aitäh, sooviks küsida. Mõtlesin küll, et lasen teid õhtule kõiki, aga siiski üks küsimus tekkis siin, ärgitati. Et kuidas tegelikult see planeeringuprotsess kajastab seda nii-öelda juriidilist probleemi, et kohalikul omavalitsusel, eriti kui me räägime Tallinna nii-öelda sellest kuldsest ringist, puudub absoluutselt igasugune huvi karjääride avamiseks. Ja neil on ausalt öeldes ka täiesti kama kaks, milline on riigi huvi, sellepärast, et nii nagu tavaliselt meil ikka, et meil on kohalikul omavalitsusel on õigused ja riigile peab jääma kohustused sellel teemal, et kas selline õiguslik aspekt ka siin kuidagi moodi kajastatud on? Aitäh. Ja luban, et rohkem ei küsi. Ja ma arvan, et kas Harri või siis Ene on õiged kommenteerijad? Ma võin natuke kommenteerida, et selles mõttes, et võib küsida küll, meil on veel ju tegelikult planeeritud pooleni kohta, meil on 10 minutit veel aega. Aga jah, see on esmane plaan ikka kõik saada niimoodi hästi kokkuleppele, leida need alad ja tagada kõik varustus, kõik kindlasti see nii libedalt ja roosiliselt ei lähe. Aga jah, et seda me kindlasti analüüsime ja oleme ka praegu mõelnud, et kuidas õiguslikult tagada. Ja paralleelselt siis käibki nagu mitme ministeeriumi vahel üle arutused ja analüüsimised, et kuidas see kõige parem viis on. Et praegu seda siin lähteseisukoha dokumentides välja toodud ei ole, et see on järgmise planeeringu etapi teema, aga jah, see mure kohta meile teada ja sellega me tegeleme, et kui meil on paremad plaanid ja asjad kirjas, siis ka tuleme sellega avalikus ette. Aitäh! Mina ei oska ka täiendada, Harri rääkis selle ära, sest probleem on üleval ja ega head lahendust praegu
ei näe. Aitäh. Et ma võib-olla nii palju lisaks, et kes siin veel on võib-olla natukene mitte nii tihedalt seotud maapõue valdkonnaga ja teemadega, et Keskkonnaministeerium hakkas nüüd välja töötama uut maapõue seadust, eks see võtab ka siin mitu aastat aega, aga paralleelselt on meil võimalik huvirühmade ja töörühmadega neid samu teemasid, mis siis planeeringuga üles tulevad, ütleme õigusruumi poolelt ka analüüsima hakata, et ma nüüd vastuse võlgu, millal see täpselt see uue maapõue seaduse väljatöötamiskavatsuse kava nüüd avalikkusele tuleb, aga ma loodan, ma oma kolleegide liiga ei tea, aga minu teada oli kas aprilli ja mai ja juunikuus juba esmased siuksed tutvustavad üritused ja võib-olla esmased töörühmad. Et ma rohkem praegu ei julgeks rääkida, aga jah, et selles mõttes, et õigusruumi hakkame paralleelselt ka hindama ja analüüsima. Tervikpildis siis selles mõttes. Nii, aga kuna vahepeal ei ole rohkem küsimusi ka chati tulnud, siis mulle tundub, et me oleme vist oma teemade ringiga lõpetanud, et kui teil on veel ettepanekuid või küsimusi, siis see avalikustamise periood ongi selleks jaoks mõeldud, et te saaksite osaleda nendel erinevatel kohtumistel ja vajadusel siis ka Rahandusministeeriumile oma ettepanekuid sellele materjalile saata, et see saaks siis võimalikult hea eskiisi koostamise jaoks. Ja kui me oleme jõudnud siis eskiislahenduse valmis teha, siis tuleme uuesti avalikkuse ette ja siis saame arutada kõikide nende osade üle, et mis võiks see siis tulemus lõppkokkuvõttes olla. Üks kiire küsimus, kui tohib nende teiste avalikustamiste kohta, et kas nende kohta ilmuvad mingisugused memod ka sinna näiteks Harju Maavarad lehele või sest fakt on see, et igale poole ei jõua. Aitäh. Ja me koostame igast kohtumisest sellise kokkuvõtliku teemade memo, et me ei tee seda selliselt, et meil on kogu aeg kõik küsimused, vastused stiilis, aga et teemad saaksid kirja nii-öelda, siis sellised memod me koostame. Ja need me saame ilusti panna sinna Harju Maavarade kodulehele ka. Nii, aga aitäh siis kuulamast, osa võtmast ja loodetavasti kohtume veel. Aitäh, ilusat õhtut. Ilusat õhtut. Aitäh. Aitäh. Head õhtut. Head õhtut.